Tere! Oleme Tallinna lennujaamas ja kell on 4 ja mitte kell 4 päeval, aga kell on 4 öösel ja miks me siin olema, et juhtus selline lugu, et eile õhtul klient leidis meie süsteemist üsna ägeda masina hea hinnaga ja kuna on kiire, siis huvilisi on palju ja meie enda Saksa partner ei jõua seda hommikuks minna üle vaatama, siis kliendi tellimusel eraldi teenus, mis meil on, et lendame ise kohale, läheme vaatame üle, teeme põhjaliku kontrolli ja anname kliendile tagasiside ja siis juba jooksvalt otsustame, et kas ostame selle auto ära, sõidame tagasi või siis lendame tagasi. Miks siis seekord on veel oluline, et me ise kohale läheme, et reeglina meie teenust vaja siis, kui inimene soovib autot liisingus osta välisriigist, kuna Eesti pangad ei finantseeri seda, aga antud juhul on tegemist müüjaga, kes müüb ainult edasi müüjale seda põhjusel, et neil lihtsalt on see auto kontrollimata ja nad soovivad vältida edaspidiseid vaidlusi, et müüakse SIs, samamoodi nagu meie Eestis Tallinnas oma autosi müüme SIs tingimustel outlet korras, et need on need vahetusautod, mille tausta me ei tea, mille ajalugu me ei tea, mida me ei ole jõudnud veel kontrollida ja sellepärast ongi kuulutuses kirjas, et see on ainult edasi müüjale, seega, et see ainuke võimalus seda autot osta ongi see, et me ostame ta iseenda nimele ja toome ära, et isegi kui sul on raha olemas, siis antud autot ei ole võimalik lõpptarbijal ise osta. Vähemalt meie ettevõttes Eesti automüüjatena me oleme üritanud alati, et viime Saksa müüjale mingit külakosti ja selleks külakostiks on Vana Tallinn ja see limited edition, et see on nagu väga fancy ja see on nendele kõigile meeldinud, nii et teeme ära. Ja ongi lennukid sõit tehtud ja ilm on siin sama nagu Tallinnas, 5 kraadi. Vahepeal oli Varssavis vahemaandumine. Üleval nägime ka päikest ja ega siin ei olegi midagi. Võtame takso ja lähme peale. Ja võtsime nii-öelda suvalise lennujaama takso, sest meie äge Eesti Bolt lihtsalt ei hakka tööle siin ja mitte ainult ühe seadmega, aga ka teise ja kolmandaga, nii et nüüd tuleb vähe krõbistada Saksa taksofirmale ja küll me kohale jõuame. Seekord, kuna oli nii lennujaama lähedal, siis ei hakanud rendiautot võtma, aga siit, et miks meil need kulud nii suured on või tihti küsitakse, et miks see auto ülevaatamine seda palju maksma läheb, et siis praegu oleme taksoga sõitnud 14 kilomeetrit ja praegu näitab juba 72 eurot. Kogu reis, et iga pisiasi, et see, me mõtleme küll, et Eestis on kallis, aga siin ei ole ka odav. Machen wir nur 70. Ist okay? 70. Ja. Ist okay. Nicht für die kleine Missverständnis, die kleine Umwelt. Okay, danke schön. Mit Korte? Ja, alles gut, alles gut. Einen Moment. Habe ich alles vorbereitet? Ja. Okay. 700. So, einmal da drauf. Saime natuke sootustust ka, et 2.20 tehti alla siis. Yeah. Alles gut. So, Kopie. Vielen Dank. Ja. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Ja, braucht ihr für die Reise. Da könnt ihr drin schlafen und alles, ja? Ja, Genau, alles gut. So, 1. Ja. Und gute Frischhoff. Gute Frischhoff. Gutes Cognac. Bravo, Jungs. Bravo. Okay. Nagu te nägite, jõudsime taksoga kenasti kohale, tulime välja, läksime sisse, soovisime seda asja kõike filmida, aga paraku meil keelati kogu see filmimine ära. Küll aga kuna meil oli soov ju selle reisi eesmärke filmida kõik üles ja teile näidata, siis vähemalt saime kokkuleppele, et sõidame nurga taha ja filmime seal ja noh, meil antigi kaasa üks mees, kes sinna roolis nii-öelda turvamees, et me autoga ära ei kaoks ja lubati meil siis oma protseduurid ära teha ja teeme need siis seest ja väljast ära ja alustame niiskuskontrollist. Meil jaoks on üks selline äge aparaat, spetsiaalne aparaat ja teen kalibreerimise kõigepealt ära, mis tuleb iga kord teha. Käsi on inimesel vett täis, näitab 100% ja hakkame pihta, et nii-öelda suvalises kohtades, aga tegelikult ma tean, et on loogi ümbristes ja võin siin kaamerasse ka näidata, et
panen tule põlema, et suht ülemine äär, aga normi piires ja mis on ka loomulik ja praktikale tuginedes, et nagu ma ütlesin, ka siin on 5 kraadi ja buss on seisnud ja niiske ja kütmata, et see on täitsa normaalne näite, et käin ka ülejäänud kohad üle, vaatan lage, vaatan nurkasi, välisseina ja siiamaani on kõik õige, üsna sarnane. Kahtlaseid kohti ei ole. Ja nüüd kontrollide ja mõõtmiste vahele võib-olla üks äge seik, et mõõtsime WC välisseina niiskust ja märkasin potti, mida mina ei ole varem näinud, mina, kelle silmad on palju näinud ja matkaautode potte. Ja ma usun siinkohal ka, et paljud matkaautode või enamus matkaautode omanikud ei ole sellist asja näinud, et siis eesti keeles tegemist on kuivkäimlaga, küll aga Googlesin päris kallis toode ja number 1 tehakse ühte anumasse, number 2 läheb teise anumasse ja siis, kui sooritus on tehtud, viskad kühvliga säepuru ja keerad vändaga segamini. Aga miks see siis on, et neid paigaldatakse autodele, kes käivad Aafrikas ehk kus vesi on kulla hinnaga, ei lase vetsupotti vett ja teine asi, et kui see on sul keemiaga, siis seda ei saa välja valada, et mis iganes see loomadele või keskkonnale mõjub, on ju, et täiesti arusaadav, aga ma näitan seda asja teile siis. Et siit ta käib lahti, siin on ilusti number 1 koht, number 2 koht ma kohe leiutasin, kus see kang oli, number 2 läheb sinna, paned saepuru peale ja keerad vändast segamini. Sees tõesti niiskuse asjaga oli nagu hästi, et kuskilt ei olnud nagu tunda, et oleks isegi kunagi olnud midagi, et kõik oli ühtlane näidik ja nüüd teeme väljas siis spetsiaalse aparaadiga värvi mõõtmise ära, et saada aru, et kas autot on värvitud, autot on pahteldatud. Matkaautol kahjuks tagumised osad on alumiinium sandwich ja sealt ei saa selle aparaadiga võtta, küll aga tegemist on eest tavalise Mercedesega ehk plekist ja käime siin need asjad üle, et täitsa normaalne näit. Võtan siit ka. Uksega ei ole tegeletud. Tiivaga samamoodi, õige näit. Kapott sama. Võtame kuskilt A-piilerit. Tega üle katus ei ole käinud. Sama paksusega. Selle ukse ka veel täpselt sama, et võtan teise poole, A-piiler jäi veel võtmata, et igaks juhuks, aga tundub, et siin on kõik hästi, et värvinäitudega on hästi, et tundub, et avariid ei ole olnud ja üle ei ole värvitud, aga võtame nüüd siis, mõõdame veel rehvi sügavused üle lihtsalt kliendi jaoks, et visuaalselt nad on okeid, et nii palju kui nad sõitnud on, et silmale näevad okei, aga kuna me teeme oma aktid ja kliendile anname täpse ülevaate, et siis mõõdame rehvi sügavused ära.
ja panime nüüd siis ka selle targa seadme taha, diagnostikaseadme, et vaadata üle, mida masin teeb, mida masin näitab, mis temaga juhtunud on. No üsna tavaline, et esimese hooga on päris palju vigu, aga need tulevad autodele, et autod on seisnud, akudel on pinge madalaks läinud, mis iganes asju on lahti ühendatud, kokku pandud, et teeme nüüd täieliku restardi ja vigade kustutamise ja vaatame, mis siis järgi jääb. Ja nüüd proovisõidul oleme saatnud mingi mäe peale, et ongi hea proovida, kuidas jõuab minna ja kas ka koormusega mingisugused vibratsioonid tekivad või mootori töö on, aga siin on küll kitsad Saksa tänavad, aga siiamaani tundub nagu kõik nagu hästi, et jõuame ka, ma proovin kiirendada ka veel enne mäge. Ja järgsemal pidurdades ei kisu kuhugi poole, mis viitab ka sellele, et pidurid võtavad ühtlaselt. Et teeme siin mõned lamavad politseinikud teadlikult suurema jõnksuga, kuuleks kolksusi, mõksusi. Autokerest ei tule, noh jah, toas on üht-teist kuulda, aga tuba ongi tühi, et see on matkaautode puhul normaalne. Jah, no aga platsi peal ei saanud teha proovisõitu ja ega siin võõras linnas ju ei ole seda järvevana teed, et kohe lähed proovid, et aga no, mis ma oskan öelda, et elus on bussidega sõidetud küll, et midagi nagu halba öelda ei oska. Kõik toimib läbisõidule ja vanusele vastavalt, et usun, et jälle positiivne külg ostjale ja mis siin ikka. No mis sa nägid, palju see turborõhk oli? 1,7. Hoidis ilusti, jah? Jaa. Okei, ja DPF-i vastusurve? Kohe vaatan. Keri seda logi natuke. 0,5. See on tipp-topp. Jah. Siis on tipp-topp. Ja käigukasti töö ka kõik korralik ja kast töötab hästi, jah? Nojah, siis on sellega ka hästi. Kõik näitajad on normis, nii et julgeb kliendile helistada ja anda info edasi ja jääb tema otsustada. Nüüd, kus on proovisõit ka tehtud peale vigade kustutamist, siis uuesti sisse lugedes on ainult üks viga, mis on väga positiivne. Tegemist on konditsioneerigi mingisuguse veaga, aga ma lähen siia sissepoole, vaatan, et mida see näitab, et mis siin olla võib. Ja et kas no, aktiivne viga, aga samas salvestatud, et sellega siis peab natukene tegelema, aga tulemus on nagu väga positiivne, et nii vähe vigu jäi alles ka peale kustutamist ja sõitu, et no, igati hästi. Halloo? Jaa, tere! Silver siin. Saad sa rääkida? Tore. Kuule, head uudised, et suht hea leiu oled teinud. Et vaatasime üle, sõitsime, mõõtsime värvi, rehvi, kasutatud auto kohta, kõik parameetrid nagu paigas, see ajus oli üks viga ainult, et see puudutas kliimat ja kustusime muud vead ära ja peale proovisõitu midagi tagasi ei tulnud. Ja üldiselt no, ma ütleks, et on nagu okei, et see, mis meil siiamaani teada oli, müüja jutt nagu vastas sellele, mis ta kirjeldas ja võib-olla rehvid on paar milli rohkem kulunud, kui ta ütles, aga et noh, selles mõttes, et 40 000 sõitnud auto, need on esimesed rehvid, et ja täitsa sõidetavad, et lubatu piires. Ja, just, ja, täpselt, ja. Et ma ei tea, kui sa ütled, et okei, ja siis teeme kauad ära siin ja ega meil on vaja välkülekanne ära teha, aga me peame veel arki ka jõudma, nii et mis siis jääb, et okei, no palju õnne. Eks siis homme näed ise juba. Okei, jaa, tšau. No nii, oli see vast alles elamus ja kogemus, et läksime numbreid võtma ja nii-öelda autoregistrisse
kuid seal keelati kohe meil filmimine ära, saime isegi riielda, aga proovin siis selle teile edasi anda, et ei midagi sellist nagu meil riiklik e-teenindus ja mõni minut soojas toas ja paberid vormistatud, aga reaalne plekist merekonteiner, kus oli puidust raam ja klaasist aknad, meenutas kasvuhoonet. Sisse minemiseks oli ruumi ainult kliendi laua taga pool meetrit ja teisel pool laua taga mees teeb samal ajal suitsu, puhub sulle seda näkku, küsid ühe käest, küsid teise käest, kõik räägivad erinevat juttu. No mis iganes, sundolukord, tuli dokumendid ära anda ja raha ära anda ja kaardiga maksmine oli komplitseeritud, et kui seda oleks tahtnud teha, siis oleks pidanud sularahas päris palju juurde maksma ja praegu oleme olukorras, kus siis ootame, küsisime kaua läheb, öeldi, et ei tea, anname teada ja siin me nüüd siis oleme, et vähemalt on meil buss, kui see olla, et muidu peaks olema seal merekonteineris ootesaalis. Seda on video pealt võib-olla gramm näha, nii et me alguses saime seda võtta. Aga et näitan teile siis, mis meil kaasas oli, mida me sellega tegime ja miks need vajalikud on. Aga enne seda, et vaadake seda hunnikut ja kui nüüd üks meest läheb ja seljakotis on selline kahtlase välimusega erivarustus, siis varasemalt peaaegu alati kutsuti kõrvale ja pidi aru andma. Aga nüüd siis Tallinna lennujaamas on ägedad torud, kus su kogu pagas läbi läheb ja enam ei paluta seda teha, nii et väga meeldiv asi. Küll aga alustame siis jah, et nii kui videos juba nähtud, siis niiskuse kontrolli mõõteseade. Ja milleks see vajalik on? See on eelkõige vajalik matkasõidukitel, kus on palju luuke, aknaid, et kus on võimalik, et vesi tuleb sisse. Näha ära siis, et kas on olnud leket, on praegu leke või on kõik korraseks. Ja samamoodi tegelikult ka sõiduautodel, et me ikkagi hoiame seda kaasas ja katsume, et eriti luukidega autodel, aga ka mitte luukidega autodel, et uksed, asjad, et nad, kui on ikkagi niiskust palju sees, siis see viitab millelegi ja mille pärast siis tuleb hakata jälgi ajama, et mis seda võib põhjustada. Nii et väga vajalik eriseade. Edasi ka juba näitasime värvipaksuse mõõtja. Selline pisike äge seade, millel on tegelikult suur turvakohver kaasas, et ta ei tohi põrutada saada. Ja sellega me näeme siis ära, et kas autot on värvitud, kas autot on pahteldatud või on ta originaalvärvis. Ja siin peab teadma, et erinevad margid, mudelid on erinevate näitajatega, et siin ei ole, et õige või vale, et näiteks Teslal paned peale selline tunne, et ei olegi värvitud, et lihtsalt nii õhuke värvikiht on. Edasi ka juba videos läbi käinud rehvipaksuse mõõtja, digitaalne ja et müüjatel tihti on niisugune subjektiivne hinnang, et 5 mm, 6 mm, et kõik on hästi. Aga et kuna me kliendile anname tagasiside, et me ei saa samamoodi ka öelda, et 5-6 mm. Me mõõdame ära, ütleme reaalse sügavuse ja kliendil on kogu asi teada. Mis siis veel? Siis see põhiline, et suur diagnostikaaparaat, millega saab väga palju asju teha, mis käib OBD pistikusse, mis võib-olla enamusele midagi ei ütle, aga ütleme, et autol on niisugune spetsiaalse kujuga auk, kuhu see pannakse, kus ka margi esindus paneb ja me saame siit tegelikult täpselt sama vastuse, mida saavad margi esindused ja korralik kallis seade, mille eest me maksame litsentsi iga-aastaselt ja mitte vähe, et siit jälle vahevastuse, et miks need sõidukikontrollid tunduvad, et on kallid, tegelikult ei ole, et see oma hind on lihtsalt nii kõrge. Ja mida me videos ei näidanud ennem, et ei jõudnud, et kõiki asju jõuab ilmida. Tegelikult me tegime oluliselt rohkem asju ja protseduure, et siuke väike asi, tongel, et mis sellega siis teha, et tongleid on erinevaid erinevate asjade jaoks ja antud juhul on siis meil selline asi, et me kasutame seda selleks, et kontrollida, kas erinevates elektriplokkides on sama läbisõidu näidik, et tihtipeale, kui on petturid kerinud, siis on ainult tehtud see juhtplokile, et näidikute plokile, et seal on üks näit ees ja kui kontrollida, siis justkui kõik on õige, aga ülejäänud ajud, käigukastid ja muud, et seal on tegemata. Tegime ära, jälle iga päring on tasuline, maksab eurodes mõnikümmend eurot. Selle auto puhul näitas, et igal pool on täpselt sama näit, et võib uskuda. Ja igasugu muid pisiasju, et pealamp, taskulamp alt vaatamiseks, tegemiseks ja nii see ülevaatus käis nende seadmetega, et ehk sain siit mingi ülevaate anda ja
ja ega muud ei olegi, et ootame nüüd siis edasi, et kui me need numbrid kunagi saame ja kui me need kätte saame, siis käime ikkagi traditsiooniliselt kuskilt türklaste kebaabist läbi ja teeme hea tööneri ja siis tuju hea oleks ja siis lähme Aldisse ja võtame kasti energiajooki ja nii-öelda tõmbame käigu põhja ja hakkame kodu poole tulema. Tere! Ja siin me oleme, käidud. Oleme Mobile autokeskuses. Sama Mobile autokeskus, kuhu klient astus sisse neljapäeva tööpäeva lõpus ja soovis seda autot. Täna on laupäev, kell on mõni minut 12 läbi ja see auto on siin. Ehk siis sisuliselt ühe päevaga on Euroopast auto siin. Muidugi me oleme kliendiga tee peal suhelnud mitu korda, helistanud, ta on ootusärevuse Selevil, vaadanud internetti, et mida sellega veel kõike teha saaks, ta teab, et me aitame ümber ehitada, tegelikult sellest sai ka räägitud juba ennem. Juba on välja vaadatud tuled, viled, snorklid, samamoodi on tal soov sõidudünaamikat parandada, kelle partneriks meil on Racetune, et kuhu me siis ka läheme ja selle mootoraju ära optimeerime, ehk et sõidudünaamika muutub, kütuse kulu väheneb, meil on erikord, et me saame välisriigi autoregistris olevale numbrile kasko peale, eriti soodsatel tingimustel ja kui klient soovib, siis ADL kindlustusmaakler vormistab selle kindlustuse lihtsalt uue omaniku nimele ja jätkub soodsa kindlustusega auto kasutamine. Läheme nüüd koju ära, esmaspäeval proovime Transpordiametis saada sõiduki arvele ja ilmselt ka siis juba esmaspäeval kliendile sõiduki kätte anda. Nii et siit ei ole seda hirmu, et sõiduki tellimine mingi pikk protsess ja võtab hästi kaua aega. Olge julged, tulge meie poole, küsige, vaadake internetist ja kui midagi on, siis näide, et on võimalik auto saada ka ühe päevaga Euroopast Eestisse. Snoop Dogg.